Ilona Põleva, teil oli täna tähtis päev. Ja täna meil oli ilus päev selles mõttes, et ma võiksin näidata oma tooted, mida ma tegin selle talve jooksul. Ja tehtud nad olid karusnahkades, mis jahimehed tõid mulle kätte. Ja ma võin isegi näidata kohe praegu, siin on üks nendest selline vest, kus on pandud kokku kähriku ja sinirebase karusnahad õmmeldud ribadega. Ja see teebki teda huvitamaks ja siis ma panin isegi need varukad, täitsa laiad varukad, julged ma ütleksin. Aga siis näiteks see müts tehtud absoluutselt teistest karusnahkadest selles mõttes, et siin on must värvitud naarits Eesti metsadest ja tuhkru karusnahk koos kokku pandud. Ja siis ma mõtlesin, et mul oli hea meel, kui ma panin neid kokku ja siis kohe mulle meeldis, et nad tõesti sobivad kokku, vaatamata sellele, et nad on tehtud väga erinevates karusnahkades. Muidu praegu on väga moes panna 3, 5, isegi 7 erineva värvi ja erineva karusnahka. Selles mõttes annab palju inspiratsiooni, kui sa teed need tooted, et piire enam pole nagu varem. Palju on räägitud viimasel ajal sellest, kas on mõistlikum kanda naturaalset karusnahka või eelistada kunstnahka ja kunstkarusnahka. Mis on teie seisukoht? No, ma sellest juba palju rääkisin ja kirjutasin, et ikkagi kunstkarusnahk üldse ei pea sooja. Ja see on sünteetika. Näiteks ma minu lapse peale ei paneks kunagi kunstkarusnahka ja ma ei soovita seda teistele. Ja muidugi naturaalne karusnahk on ikkagi naturaalne ja see on ainukene selline ressurss nagu kõige soojem, mis annab meile meie metsad.